palju õnne. Suur tänu. Aga mille eest? Teie projekt võitis. Me vaatasime kolleegidega seda projekti ja ma arvan, et see on väga hea, lausa imeline. Ma ei ole elus nii head projekti näinudki. Aitäh. Ja ma olen ise ka seekord väga rahul. See lasteaia väliskujundus, see on väga põnev. Lapsed, meie tulevik, eluõied, aga on siin paar küsimus, et mis küngas see siin on? Sealt saavad lapsed kelguga alla sõita. Kelguga? Siin ei ole ju lund. Kus te siin lund näete? Lähtuda tuleb ikka olemasolevast. Me ei saa selliseid projekte joonistada fantaasiamaailmas. Aga talvel tuleb lumi. Talvel tuleb? Kus te teate? Alati on tulnud. Me ei saa jääda lootma siin asjadele. Maavärin võib ka tulla. Aga kus teil on siin kapikene kiivrite jaoks? Mis kiivrite? Kui maavärin tuleb, kivid hakkavad pähe kukkuma, lastele pähe kukkuma. Maavärinat ei tule. Lumi tuleb, maavärinat ei tule. Kus te teate, selgelt nägi olete või? Nii, siia tuleb palliplats. Ei, palliplats on siin. Kuidas te kujutate ette, et lapsed mängivad autode vahel palli? Mis autod? Seal ei ole autosid, seal on muru. Siia tuleb parkimisplatsi laiendus. Mis autod? Lastel ei ole autosid, lastel ei ole isegi lube. Lapsed käivad lasteaias. Lastel muidugi ei ole. Laste vanematel on. Kas te tahate, et meie eluõied tuleksid läbi selle ohtliku liikluse jala lasteaeda või? Mõni võib hukka saada. Te ei ole ometi nii jull. Ei ole. Nii. Mis junn see on? See on ronimisatraktsioon vanematele lastele. Siia tuleb liivakast. Ma veel arvasin, mis junn see on? Liivakast on siin. Selline liivakast. Siia mahu ju lapsed mängima. Kus te nii väikeseid lapsi näinud on? See on projekt, see on joonis. Aga kui nüüd proportsioone arvestada, siis lapsed mahuvad. Jurakas see on. See on selline kuivanud puu. Me toome selle metsast. Sinna külge saab pesakaste panna. Nalja teete või? Päris puu? Jah. Lasteaias? Jah, miks mitte. Kus te sertifikaadi saite? Mille? Kõigil mänguasjadel peab olema sertifikaat. Miks? Sellise plastmassist puude võite tellida Saksamaalt ja sellel on porolonist pesakast. Aga sellisel juhul ei jätku lastele söögiraha. Kas te tahate, et meie tulevik, meie eluõied nälga sureksid? Ei taha. Mis teravad orgid need on? Kiiged. Sellised kiiged, need on väga ohtlikud, need jäävad ära. Aga kus siis lapsed mängivad? Toas tahvelarvutitega vaatavad televiisorit, ongi vähem õnnetusi. Kuulge, ma ei saa üldse aru, miks te selle konkursi korraldasite, kui teil on kõik olemas, mängutoad ja need nutitelefonid. Mina ka ei saa aru. Linna arhitekt korraldas. Ta on meil selline idealist, elab fantaasia maailmas. Ta arvab, et kui on konkurss, siis tulevad mitmekülgsemad lahendused. Aga tulevadki sellised plastmassist puud, teravad orgid. Kiiged, need on kiiged. No veel hullem. Te olete siis meie väikeste kärbetega nõus? Ei ole. Te konkursi tingimusi ei lugenud või? Lugesin. No seal on ju mustvalgelt kirjas. Kes osaleb konkursil? See annab oma õigused meile igavesest ajast igavesti. Ei anna. Juba andsite ju. Siis võtan tagasi. Siis maksate trahvi. Miks? Te osalete konkursil ja te ei loe konkursi tingimusi. Nii, siin on mustvalgelt kirjas. Kui võidutöö esitaja meile sobivaid jooniseid tähtaegselt ei esita, siis maksab ta trahvi 500 eurot päevas. Mul ei ole sellist raha. Seda ma küll usun. Nii et hiirpihku ja projekteerima. Ärge ainult seekord nii üle pingutage, eks ole. Lilled. Palun, palju õnne, ikkagi võidutöö.